Meie kool, 4. keskkool, kes alustas 0 klassist, kes alustas 1. klassist. Siin saime me kõik oktoobrilasteks, õppisime kleepima, rebima, lugema, kirjutama, pärast saime ka pioneerideks. Õnneks siis tuli meiega õpetaja Erm, kes hakkas meist hästi kasvatatud inimesi voolima. Ja nüüd, 44 aastat hiljem, me oleme taas koos, et meenutada neid toredaid, lõbusaid aegu. Tore punt oli. Sina oled see põhisündlane ja ma panin siia, tahtsin midagi muud panna, aga lastel ei tuulda alkoholist. Ja 1 kool päevas. Sa jumal tead. Ja sinu teie kommime veel 1 kord päevas. Aga oma töökohal mul on neid ahvatlusi nii palju, et mul ei ole alkoholi vaja. Ma arvan, et see, ma ei saanud aru, kas teie või sina on nagu nii kõigil tead. Ma ei ole sellist kokkutuleku käinud. See on niisugune ütleks ainulaadne, väga huvitav ja ma ei ole väga tänud kokkutuleku käinud. Aga need, kes ma olen käinud klassi, ma seda lugesin, seda kirja. Ma tükka ei teadnud, kuidas toimida, kuhu helistada, kas peaks helistama, kas tulla. Täna hommikul see tuleksin hästi tulla. Kas on öösed iga juhul on ootatud. See oli selle saamine, selle kutse saamine plastiline ja seal oli üks alakoonile 4 aastat. See esimene klass. See tegi seda väga, sest sisakud on mõtlema. Ma tulin kooli. Mitte peab rohkem teadmaks kui 2 × 2 = 5, kuidas teil hästi on, aga kuidas teil käituda, mida teha. Selline selles suhtes 2 / Mis septembris saab, ma ei tea veel. Ma loodan, et teil on lapsi ja võib-olla ka lapselapsi, kes vajavad matemaatilist konsultatsiooni. Kui julgete. Aga vaikus kõik. Rahul oled küll rahul. Kui niisuguse stardi nagu teiega sai, mida ma tuli ikka selle juurde tagasi, kui sisse õppida, üks asi oli, ega te ei mäleta, kuidas ma ratutasin ringi klassis ja kui te tegite kontrolltöid ja kui keegi püüdis mingis muud tegevust teha, kuna ma tudengina tulnud, siis olete näinud, mida tänapäeval ei tea, kus on õpetaja käes. Poisid peaks seda teada. Kes said selles suhtes, mul ükskord hakkas meelde tuletama niisuguseid asju, mida tänapäeval õpetaja läheb kohe koomisele. Aga teiega saab seda teha. Aga ega ma ei teinud vist sellisena, et nüüd keegi tahaks mulle nüüd välja lähme. Tõudanda, Ma arvan, sest ma katsetan teiega väga põnevad. Ja kuna ma teiega sain 1 aasta olla, ma olin 8. lõpuni matemaatikaga. Selle ma pressisin Koksist välja, sest Koksist, et Tiina ja Anneli olid need, kes ukse taga käisid ja ikkagi veel ütlemas, et ma teile tiid ära ja jätab maha. See oli... No jälle! Mina tahtsin teile öelda ühe küsimuse esitada. 8. klass, kui te mäletate 8. klassis, mina küll väga hästi mäletan. Teil olid tunnid, teisipäevased päevad, 2 tundi, 6.7. ja 7.8. tundi. Ei mäleta. Oli 2 tundi. Kas te teate, kevade pool olid matemaatika eksami tulekuks oli taga hästi pikad ülesed, ülesed olid murrud peal ja murrud all ja seda lahendasid üks 20 minutit. Noh, et kuidas see. Kas ei mäleta niisugust asja? Et väga tihti tuli õpetaja, nii, hakkame nüüd lahendama, ma tean, see oli hästi pikk lahendus. Mul on vaja minna asja. Ja kuna meil on midagi, kus see klassi võib-olla teie mäletate midagi, panin teid tööle ja teid oli kordpool, rääksin asja. Nii on sul nõusekas asja. 10 aastast ütleme, mis asja on seda tuli.
aga ma ei tea, kas te seda selles suhtes tunnetate, aga alati õigel ajal tulin tagasi, enne mul 2 tundi läbist. Mina ei ole vaja, teie ei reed. Korv oli maja, sellest teate miks? Nii, keda ma panin korda valgama? Alati ma olen korda valgama kõige annetum. Ja selleks oli mul võti. Kolleegid oli kunagi rääkinud pikkade sõitlu peale, et mismoodi ja kuidas ma käiksin õpetajal, et seda liiga vara on veel öelda, siin on õpetajate kõrval istuvad, õpetajad võib-olla tagantjärgi puhuks üles, aga... Mina tulen sulle vahele, ma luban sulle. Igatahes niisuguseid põnevad asju. Teine niisugune seik, mis mulle tuleb meelde, et esimesel aastal klassijuhatajaga olles tahaks õpetajal midagi teha, midagi huvitavat. Ja me käisime sügisel, kas te mäletate, Reiuli ääres matka. Siis olid võistlused. Kõik tuli välja mõelda, mitte midagi ei olnud kuskilt, ega seda koolipindis ei õpita. Ja kui nii edasi minna, siis ma järgmise klassi, kes oli muusikaklass, läksin lõpuni ja teie pidite lõpetama siis keskkooli, aga minu muusikaklass lõpetas 10. ja ma läksin võimalust minna ära Olgali meeskooliga. No sa laulad, ta oli väga laulmas poiss. Tuli meelde Kikki. Aga pärast ma peale ajamuud, et ma tahtsin tantsima. Kuna meeskoolid oli võimalik Olgal 3 nädalat minna ja mind ei võimalik koolist ära, sest ma tegin ja selle peaks ära teevad, see sama aasta ja edastamine sellega, et sellest ma läksin 8 klassi nüüd vanamine kool. Et teate, et tuleb uus õpetaja, teate, et käib õpetajast teeb ka niisugune teadmine, teate, et organiseerib ja teeb maailma. Aga kas te tahate, selles suhtes ma ei ole tüüpiline õpetaja, kui ma ühe klassiga läbi teinud, hakata uuesti jälle 4. aastast sama asju tegema. Mul ei lähe see korda ja siis oli kohe, selles koolis oli kohe niisugune teistmoodi vaatamine, et ei ole imestajaid õpetajaid, kes olid järjekindlalt 4. 11. ja mitu kiiru tegi. Ma ei tahaks sama asja korrata, kui on näha samade nägedega sellesse kohta ja siis oli väga kasvõi sellesse. Selleks oleme otsinud väljakutsed ja kuna sealt koolist tegi pakkumine, siis korralikult õppima ma ei ole ka seda õppinud. Nüüd sai siis 30 aastat täis ja nüüd oli see nii on see läinud. Ma olen väga õnnelik, nagu sa teed, ma olen kõiki saanud teha selliselt, ma olen õppes julgelt avatud ja aga kui te oma hinge sisse vaatate, et midagi mässad ei taha mõnikord teha, ei lähe sinna. See ongi see, mille järele inimene ei anna. Ma tunnen, et ma olen sellega hakkama saanud ja nüüd ma olen teada, miks ma olen teatud trafarentset asja vastu. Ma olin koolis, ma ei teadnud, mis on popi tegema. Millal teie saite esimesed popid? Kindlasti koolis. Kooli. Mina läksin ülikooli, sain palju ruttusid. Kiiremini kui teised. Kui võid arvata, jah? No, niisugune tore, aga ei ole ma sugugi selline korralik. Selle tahtsin selle 8. klassi juurde tulla. Sealt olid juba ülikooli. Üks asi ma mäletan veel, mis õpetaja Ermiga tegi. Kui ta oli võime klassi olnud, me tõusime Ermiga uus klassi õppima. Mäletate, koolil oli Puhketalur, Jurme ja... See on see Riitsulalu. Riitsulalu, jah. Teie ei olnud ju need, kes jõid õlut ja oskaid pudeli peksu. Kogemata ei olnud vist, jah. Sel mille peale õpetaja Erm korraldas meile ööväile ja vaatas, kes seda liikuda suudab. Korralikult mõnnud. Väga hea selged mälestused ja nüüd saab vaadata otsa meeltele meheks, et märgid on ära võtta. Mis on see säde, miks teid nii palju kokku? On neid, kes üldse kokku. Ja need, kes väga harva saavad ja on väga erinäolised. Sellepärast on seda rõõm näha praegu, et see, et oskate hoida seda projekti vahetavad kokku ja enne kui neil on 4 aastat pärast. Aga uskui mida aeg edasi seda tihedalt. Kui ta igasse aastasse hakkab minema Töötuks. Ikkagi ei, see tool liikus ära, sa mõtlesin, et nii, praegu esimest koolis
siis Ülejõe põhikoolis töötan siis kokku, olen seal 44. aastat, nagu ära arvutasime, et 4. klassi tulin sinna, hakkas meeldima, mul on vist midagi viga, pole julgenud ära minna. Mati on juba ammu pujal. Nii, mis see teine küsimus oli? Mitu last sul on? Ei taha ütelda siis? 3 last. Pisipoja on Pekmo, tema on inglise keele tõlk. 2 meetrit pikkust. Siis keskmine laps on maailma jaoks, tema on oma hobustega kuskil Hollandis või Belgias, ma ei tea kus. Ja kõige pisem ja kõige vanem on kasvupoolest kõige pisem ja kõige vanem on Tallinna lennujaamas, nii et levitage ja käituge korralikult, ta lahendab olukorrad ära. Louis Eisenschmidt olen ja mis sa veel tahtsid teada, mida ma vabal ajal teen? Püüa inimene olla. Mina olen Lii Kuusk, praeguse nimega Kuusk. Töötan Elektrias, elektroonikas. 2 kaksikust poega on. Elan Pärnus. Lühidalt kõik. No aitäh sulle, Anneli! Jälle Anneli. Mina töötan Soomes. Mul on 1 laps ja 5 lapselast. Merle, Sannu hüüdnimi, Sander, ikka Siiamaale. Mul on 2 täiskasvanud tütart. Töötan Martiini OÜs. Tiiu endiselt naissool. Töötan Vanalinna põhikoolis, õpetan põhikooli erivajadusega lapsi ja kasvatan kodus ühte 17-aastast tüdrukut. Kõik. Jätkuvalt endine Tosso ja hetkel ma töötan nii-öelda põhikohaga puuetega inimeste tegevusjuhendajana ja siis kui enam ajaga mitte midagi teha ei ole, siis on 2 rüht ka ja 2 last ka. Kui vanad nad on? Üks läheb 11. ja teine läheb 8. Piret Treialt nüüd praegu 6 päeva enne. Elan Tapa linnas, töötan Tapa vallavalitsuses, olen vallasekretär. Mul on 2 last ja 3 lapselast. Võimu juures? Võimu juures, jah. Kohaliku võimu ja juures. kuidas siis need Ameerika sõdurid teile tunduvad seal? Tunduvad tublid. Tunduvad nagu kotipoisid. Märt Kostabi, 54. Käisin Pärnu 4. keskkoolis, lõpetasin C-klassis, kus enne oli maaklass. Andres teab, oli maaklassis. A-klass olime, jah. Lõpetasin C-s, peale keskkooli lõpetamist suundusin õppima Tallinna Polütehnilisse Instituuti, kust võeti sõjaväkke 8 aastat pärast lõpetasin automaatika-teaduskonna kiiremini. Siis abiellusin. Õpetaja Erm oli meil pulmavana. Ma arvasin, et see on jube ja enne päris nii ei läinud. See ei olnud sinu viga. Siis asusin tööle Eesti Televisiooni ja siis olin veel seotud paari telejaamaga ja siis leidsin, et see ikkagi ei ole minu ala ja otsustasin hakata elektrotehnikuga tegelema OVB AS, selline elektrotehnika firma. Et töötan siiamaani seal, praegu 20+ aastat juba. 2 last, mõlemad emad on tervise juures. Siis meil on Kokker Spaniel, elan Tallinnas, plaanin sealt sügisel ära kolida. Kuhu sa plaanid kolida siis? Tallinna lähedal maale. Tiina Pärtel, endine Toomla siis. Jah. Siis tegelikult kui 4. keskkool võtta, siis mina alustasin seal, siis minu paar last on õppinud seal ja nüüd järjekorras minu lapselapsed ka 4. keskkoolis on kodukool. Olen tagasi oma nii-öelda lapsepõlve kodus, kes mööda käib, kui vaata sisse astuda, helistada, alati võtan külalisi vastu, meil sai alles terrass valmis, me võime seal muidugi hommikul kõik lõpetada, aga mis ma siis ütlen, olin 18 aastat linnas, peale keskkooli lõppu abiellusin, üsna ruttu või ütleme
peale Tallinna kaubanduskooli lõppu. Seal ma veetsin järgnevad 18 aastat eraettevõtluses ja siis jätkuvalt nüüd juba 16 aasta olen ma oma vanemate kodus tagasi, mul on 3 last. Vanem poeg on 34. Tema esimene töökoht oli Jaani pubi, kus me täna istume. Tütar on teist korda läheb magistrikraadi, sotsioloogia, politoloogia, saab Merkeliga hästi läbi, nagu ma enne mainisin. Ja keskmine poeg värvib ja peseb Rootsis katuseid. Ja üks lapselaps on praegu, tulemas on oktoobris veel üks. Ja ametilt olen ma siis praegu aktsiaselts Kaanpol Kulgila juhataja asetäitja. Ja ühe mehega abielus 34 aastat. Nüüd on pildil Taivo. Kui nüüd kõik ilusasti algusest peale rääkida, siis ilmselt mul läheb mingi paar tundi aega. Meil linti nii palju ei ole. 2 minutit. 2 minutit. Lõpetasin kooli, läksin Tallinnasse 19. Lihti kool oli see, lõpetasin seal töö, läksin Lihti avariisse tööle, eritööde rehv number 1. Siis tuli võimuvahetus, igasugused hullud ajad, siis loodi Eesti Kodukaitseorganisatsioon, olen seal toimetanud 5 aastat. Peale seda 95. aastal hakkasin Norrast välisabi Eestisse tooma, siis 96. 97. aastal tegelesin autodega, töötasin autoregistris Tallinnas 10 aastat. Peale seda liikusin edasi, praegu töötan Tallinnas spordihoones, Põhjaspordihoones ja majandan seda, otsin kliente. Suvel on koormus väga väike, kuna bussijuhte on väga vähe, siis öeldi, et tule appi. Nüüd olen 5 aastat juba 5 aastat suviti aidanud 2-kordsete punaste bussidega Tallinnas sõita. Üle-eelmine aasta sõitsin rongiga vanalinnas. Juhuslikult on mul ka teine naine, et esimese naisega on mul 2 last, 2 poega, 32 ja 30 aastat vana. Olen vanaisa juba nüüd 1,5 aastat. Hardi Allika, ei ole midagi, kooli lõpetamist, võeti sõjaväkke, olin 2 aastat Hiina piiriääres, olen töötanud korrakaitses, hetkel meditsiini valdkonnas 2 last. Elan Pärnu külje all Ottemaa lähistel. Margus Lill, endiselt peale kooli läksin 4 aastat merekool, siis sain hariduse, mis lubas mind merele tööle. 15 aastat töötasin mere peal. Viimased 20 aastat olen tegelenud tööapteekidega, tööklubidega. 2 last, 3 päeva pärast saab aasta peale olen vanaisa. Veiko Paas, sama nimega. 2 last, vanem meist ka matemaatikaõpetaja. Elan Pärnu linnas Audus, tegelen mesilastusega. Andres Abe. Meie nimekirja liider, ütleme siis. Vabakutseline disainer praegu, elan seal Tallinna pool ja 3 last. Siis muu kedagi. Teeni Tütsek. Praegune nimi on Roostalu, ta on mingit vahet ei ole. Mul on 2 tütar. Olen 30 aastat töötanud õmblemise peal, aga nüüd 5 aastat olen kodus. Olen pensionär ja ongi kõik. Aivi Audova, ametlikult Tanu alla ei ole saanud. 1 laps, elab Pärnus. Töötan Port Arturis. Ja kõik mu saavutused. Red, Rait, nüüd Luubel. Töötan Circle K-s. 1 pojake on mul. Tuntud koks. Siis veel, ma ei tea. Rita Väliste,
kooli ajal, nüüd Salben. 11 aastat Soomes, olen ametil leikusuunitelija, 3D-lt 2D peale ja 2 poega, 35 ja 31, 5 lapselast. Vau, aga see amet oli niivõrd huvitav, et ütle, mis eesti keeles on? Ma teen 3D-lt 2D peale teen sihukestele asjadele teen. Reklaam kaasas. Ei oska eesti keeles seda ütelda, no ühesõnaga lõpptulemus on selliste jahtide ja kaadrite katted. 3D mallituse pealt tehakse 2D joonis, millest mina teen lõiked ja lõikan ja annan. Selge. Ülle Saimre Juhanson, töötan Põllukaubandusruumi Pärnu osakonna juhatajana, mul on 3 last, poiss on 31 ja 12 ja tüdruk on 30 ja elan Pärnus. Olen ikka endiselt Aivar Sabin ja olin teiega 81 aasta, pärast olin paralleelklassis ja lõpetasin B-klassis nagu keskkooli koos ja Ritariga. Peale seda olin KEK-is autojuht Pärnu lennuväljal tööl ja viimased 13 aastat Soomes eespool on 3 last, 2 lapselast ja see kõik. Mina olen Marita Talv endiselt. Läksin küll mehele, aga nime ei muutunud. Aga elad sama mehega või? Kuidas? Elad sama mehega või? Ei, ma ei ela, ma olen ammu lahutatud. Mul on üks 32-aastane poeg ja oma erialal. Matemaatika oli mu lemmikaine terve elu. Ja oma erialalt olen raamatupidaja. Aga nüüd olen järjega vabakooli olnud. Jah, ma olengi raamatupidaja. Natuke annan kundi ka. See on kõik. Jagasin Märdi saatust, läksin peale keskkooli tipikooli ja õppisin energeetikuks, kuigi hingest tahtsin minna sinna, kuhu Märt läks, aga matemaatika vedas natuke alt, oli vähe nõrgapoolne, nii et ma matemaatikaeksami punktidega ei saanud sisse automaatikasse, sain energeetikuks. Aga nüüd ma olen olnud kõik need ülejäänud aastad energeetik ja siis veel pedagoogide ringis siin ma olen 11 aastat õpetanud tudengeid küll Tehnikaülikoolis, küll Tallinna Tehnikakõrgkoolis, kõigil neil õpetan elektrit, igapäevaselt ka, miks see sinu küsimus mind ärritas või õrritas, 2D ja 3D projekteerimine on see mu igapäevategevus. Täna olen tööl, kõigepealt siis olin 20 aastat Eesti Energiaga seotud, kõik mis teil elektriga on, võite küsida. Täna töötan väikefirmas, kes projekteerib Rail Balticat, nii et täna tegelen Tallinnasse Rail Baltica projekteerimisega. Ja sügisel lähen muidugi jälle kooli tudengeid õpetama. Nii et lapsi on mul 2, vanem on 30, kui te Facebookis pätti teete keegi ja keegi teie peale kaebab, siis tema on andmekaitse inspektor, kellele laekuvad kõik Facebooki ja kõigi nende suhtluskanalite kaebused, nii et jurist nii-öeldes. Poeg läks praegu randa ja ootab, millal ma tal helistan, millal ta saab issi autosse kanda ja ära viia. Ei saagi helistada. Poiss on siis lõpetas, poiss on 21, lõpetas keskkooli, nüüd lõpetas majanduskooli ja nüüd mõtleb, mis selle eluga peale hakata, et nüüd peaks mingi erialaga õppima. Sinna koolikomaale tuli. Üks oli 8. klass, mis oli 7. klass, aga kui sa oled võõras ja lähed 8. jurakate ette, ütleme nii agatlikult, siis oli niisugune, et seal oli igasuguseid niisuguseid mehi, et tead võttis ikka võtisema, kui seal oli väga õiendatud. Ja siis ma tean, et seal ees pildis istus üks Karli Meile. See ütleb, nii, see suured kontiitis pildis ja meil on mõju ta teed, kui tema, ma ütlesin, no miks sa ei tee, mis ta kirjutab. Aga ütles, hakkas vastu kogu see, kui sa räägid, tule püsti. Lükalt. Ja siis oli Karli Meile püsti ja kui ta hakkas tulema, see püsti. Oled ta selline väike ja enesööd, ta tasuks ainult kinni võtta, mis saab esimest korda tundsin sellist, et niisugune võimsus on suurel inimesel ja samal ajal ta kuulab. Teatahtlik inimene ja temasugun tuleb ka tänaval vastu ütleb tere, aga väga korralikult ei tüüdi, et matemaatikaõpetajad sigalasse ei või lasta.
mis asi? Miks matemaatika ütleb sigalast? Miks ei tohi matemaatikaõpetajat sigalasse lasta? No vot, mis sa vastad? Ma jäin kogu, ma ei tea, mõtlesin, sealt tuleb nüüd paras tonn, et tuleks kella helisema ja saaks lahti. Aga miks ei tohi lasta? Noh, kes oli siin matemaatikaga, kimbus, Jaanus. No, sa olid kimbus matemaatika. Aga lihtne vastus, ta avab kõik sulud. Aeg läks kiiresti. Tore oli jälle näha. Loodame, et mõningate aasta pärast saame jälle kokku ja meenutame neid toredaid aegu. Taas kohtumisteni.